nüüd hakkab meie 4. vlogi episood ja täna on kolmapäev, 2. november ja me oleme praegu Wellingtonis, mis on muuseas maailma kõige lõunapoolsem pealinn ja ka on siis üks kõige tuulisemaid linnu üldse oma keskimise tuulekiiruse järgi, otsetõlkes põhimõtteliselt. Aga me läheme täna siit, me kaua siin ei ole, me läheme täna siit edasi siis Lõunasaarele ja Lõunasaarelt läheme sellisesse linna nagu Nelson, kus on meil teine Helpiks. No nii, me oleme siis praegu praami peal ja esiteks kohe, kui me teeme praami, praam polnud veel välja sõitnud, esimese asjana kuuleme, et küsitakse, kas praami peal on mõnda õde või doktorit. Nii et meie väljasõit siis hilines, täpselt ei tea, mis juhtus, aga keegi kuskil, ma ei tea, äkki viidi minema praami pealt. Ja nüüd oleme praami peal ja see ooken siis täiega kõigub, nii et ikka võtab seest kõhedaks. Päris hirmus on. I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. I can see you in my head, I can see you in my bed, I can see you doing all those things we used to do instead. All the fights at 2 a.m. when you knew I was your man. The only thing I'm thinking about, I really gotta hold on. Me tulime siit, sõitsime Pikamaa, siin oli räme loksumine ja siis jõuame nüüd kohe siia. Viimased 5 või 10 minutit juba levi olnud. See tee, kuhu veis esialgu saatis, ehk siis see tee, mille ta oli ära salvestanud, oli kinni, ehk see pandi eile vist kinni või täna pandi kinni, meil hoogst ütles, et mingi tee on kinni, aga me ei täpselt teadnud, mis tee see on. Seega jah, ja me sõidame lihtsalt praegu, no kuhugi keerada nagu nii pole, levi pole. Ühtegi maja ei ole, mingi metsade ja mägede vahel. Veits creepy on, aga ma usun, et me varsti saame normaalse tee peale ja siin tulevad järgmised kurvid. Ülemised korrused on juba tehtud. Mul on selline probleem, et sahtel saab ilusti korda, kõik on nagu loogiline, aga mulle tundub, et asjad ei mahu enam nii ära, nagu nad enne olid. Aga ma olen päris uhke, päris ilusti on tehtud. Siin otsitakse väga palju töötajaid. Te küsite, kuidas me töö leiame, nagu iga ukse peal on, et otsitakse töötajaid. Et lihtsalt käi ringi tänava peal ja vaata, kuhu tahaksid minna ja kirjuta, et joo, olen huvitatud.
uus päev, uued tööd. Tee edasi. Tööta. Mina siin lõikan mingeid selliseid asju, pean ära lõikama. Ma tegelikult täpselt ei saa aru, miks ja milleks, aga no okei, nendest ma saan aru, miks ma need ära pean lõikama, aga ma ei tea, kas ma teen asju õigesti. Aga jah, täna on siis selline töö, vähemalt esialgu. Come back home, we can fight, I can take the blame. And I bet make-up sex makes us feel okay. Give it back, give me love, don't you run away. Got a list, couple things that'll make you stay. I can see you in my head, I can see you in my bed. I can see you doing all those things we used to do instead. Käisime vahepeal linna peal ja siis tulime koju. Siis vaatasime meie garaaži ees on siuke lipp, et õhust isa värvis ära. Tõi poest värvi ja värvis Eesti lipu siia garaaži peale. Nii, tänane töö on siis teha siia siuke ilus jalgrada. Teha siia siuke korralik äär ja siis panna siuke tökis nendest asjadest. Et see muld ei vajuks alla, et siin on see nurk nii suur. Küsiti, mis töö me siis teeme. Täna on meie 3. päev ja näiteks mina teen siis tööd, et siit lendavad mingi igast lehed või renni. No siit on juba ära puhastatud. Aga seal taga lõpus on näha võib-olla, ma ei tea, kas te näete. Vist ei näe. Igatahes ma pean need kokku korjama, ära puhastama ja siis üles viima. Ja siin mägi on põhimõtteliselt mingi 30 kraadi ülesse, ütleks nii. Ja mul tubli mees aitab mul tassida. Ma ei peaks üksi neid raskeid lehti tassima. Me oleme nüüd mitu päeva olnud sulased ja teinud pikemaid tööpäevi, et saada täna siis vaba päeva endale. Ja meie hostid soovitasid tulla meil mingitesse kohtadesse, enamus kohad on rannad, mida me alles nüüd panime tähele, et nagu, mis mõte on meil käia igat randa läbi. Aga tegelikult ma ei tahtnud sellest rääkida, tahtsin rääkida sellest, et väga põnev, mis nagu Uus-Meremaal on. Siin on ülinormaalsed sellised ühiskondlikud WC-d, aga mida peaaegu mitte kuskil ei ole, on prügikastid. Lihtsalt imestavad, et miks inimesed reostavad, nagu viskavad prügi maha ja nii. Mitte me seda teeksime, aga lihtsalt nagu nii vähe võimalusi. Kui meie Eestis tuleme poest välja, siis mul on poe ees 3-4 prügikasti. Vähemalt siin on see, et sa otsid nagu see prügikasti taga. Üks päev me kõndisime Wellingtonis ja seal meil ei olnud mingi 2-3 kilomeetri peale ühtegi prügikasti. Ja me tassime siis oma prügi käes. Ja siis lõpuks, kui see prügikast tuli, siis ei ka kuskil peidus, et näiteks mingi asutuse ees ei olnud prügikasti. Väga veider. At the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to. Täna on 6. november ja kuna meil alles on aega kevad siin, mõtlesime, et äkki lähme ujuma. Mina olen kaldas
minu jaoks on vesi liiga külm, aga Hannes on väga uljalt püüab ujuma minna, aga Hannese kasuks võib rääkida ka see, et ta teeb muidu karastamist, külma duši harrastab võtta, nii et äkki sellepärast ta suudabki minna. Mina oma taliujumisteekonna jätsin Eestisse ja juba lõpetasin peaaegu paar aastat tagasi. No nii, Hannes, kuidas oli? Nagu Eestis oleks ujumas käinud näiteks soolasem. Temperatuur oli praegu just sama. Väljas on 18 kraadi. Eestis on ka nii küll suvel. Ei ole. Aga vesi on nagu, ei tea, vara suvel lähed või kes? Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me. No one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go Monday morning, oh yeah. All right, so everyone is, see, so if we all look straight ahead, folks, you will see some red and blue squiggly arrows. Tegime ise endale piinapatarit, sõitsime rattaga. No. Üks lahe atraktsioon, mille me leidsime selles linnas, kus meil praegu Helpiks on üks peanut buttery nagu tööstus või nad teevad siin tuure ka. Ja me tahtsime juba eelmine nädal minna sinna, aga tuli välja, et nad töötavad ainult esmaspäevast reedeni ja kui siia tuleb nagu tuurile panna aeg kirja ja me hakkasime mõtlema selle pärast reeden, nii et täna esmaspäev, nagu te aru saate. Ja siis mõtlesime, et davai, et täna tuleme enne tööpäeva, kui me aias hakkame tööd tegema, käime ära ja nad söövad ise seda maapähklivõid siin ja transpordivad või impordivad seda välja ka, aga me olime õigel ajal õiges kohas vist ja me saime nagu siit natukene anti proovida ka, aga küsib, et kas me oleme tiim crunchy või smooth ja me ütlesime crunchy ja siis ta andis meile sooja maapähklivõi, nii et nice, niisama saime. Ja siis me ostime veel, siin on neil mingi miks, kus on erinevad seemned, chia seemned, need kõrvitsaseemned, päevalilleseemned, kanepiseemned, seesamiseemned, selline miks. Nii et katsetame ära, jätsime natukene oma raha neile ka, aga kuna tuur ei tasuta, siis tasub toetada. Me tulime ühte mingit opportunity shopi, et kuna me tahame magada autos, siis meil on vaja sinna mingit tekke või mingit patju ja tulime vaatama, kuna meie hostid nagu soovitasid tulla siia, mõtlesime, et huvitav, et kui see on mingi normi hinnaga, on ju. Hannes leidis praegu endale padja $3. See on siis eurodes mingi 1.50 või 2, põhimõtteliselt nagu mingi tormio padi ja nüüd otsime endale padjapüüriga sellele. Nice. See kõik siin maksis $15. Nice. Seekord läksime kindla peale välja, tegime seda, mida oskame. Siin on juustusaiad ja need cinnamon, kaneelisaiad ja need tulid ülihead välja. Tavaliselt mul läheb taigen alati pekki, maitsen ikka hea, aga see taigen tuli hästi välja. Nii, täna on 8. november, teisipäev ja nüüd liigume enda teise Helpiks hosti või pere juures siis edasi, et liigume vaikselt Christchurchi poole. Aga täna plaanime ööbida Kaikuuras.
selline koht ja see pidi olema ainus koht Uus-Meremaal, kus vaalad nagu elavadki, et nad nagu paiknevadki kogu aeg seal, et see on hea koht, kus vaalavaatlustel käia. Aga jah, täna oleme plaaninud ööbida ilmselt autos, et ööbimist päris välja vaadatud meil ei ole, aga ilmselt oleme autos, et sellepärast ostsimegi sealt Opportunity shopist või nii-öelda kaltsukast siis need tekid. Aga jah, need Opportunity shopid on päris lahedad, et saad toetada mingit head asja nii-öelda sellega, et sa ostad sealt asju, aga väga hea valik oli seal. Nii et jah, selline meie tänane teekond siis. Me ei ole õigemini Nelsonist veel kaugemale jõudnud. Me oleme sõitnud juba mingi 200 kilomeetrit umbes vist või vähem. Aga me oleme ikka Nelsonis ja me saatsime vahepeal postkaardid oma perele. Ja ühe postkaardi siis Leiki siis Roteiti järv ja Sillas pilt. Ja nüüd me tulime oma silmaga seda kõike üle vaatama, kui ilus see on. Oma silmaga on ikka palju ilusam. Pajatas. Sun-kissed my face, wishing for the real thing. Lonely and out of place when I don't have you with me. Does your heart stay the same on all these nights alone? Yeah. Or is it just me hoping you'll come home? 'Cause I don't know if I can make you happy. No matter what the odds, I'm gonna try. A million miles away, I feel you with me. For now, love will live inside my mind. So don't wake me up in the middle of the night, 'cause I finally found you. I feel your love every time I close my eyes, 'cause I finally found you. When the times are hardest, I find you in the darkness. You're a dream and that is enough. That is enough. Yeah. Don't wake me up in the middle of the night, 'cause I finally found you. Summer days so far away. Oleme nüüd jõudnud Kaikuurasse ja enne nägite, me käisime vaatamas hülgeid, see oli täpselt samas kohas, aga ka Kaikuuras. Ja nüüd me tulime siia ookeani äärde. Siin on mega sügav vesi ja siin kandis võib näha ka vaalasid. On isegi vaala nagu matkad, et viiakse sind ookeani peale, siis kui sa vaala ei näe, siis nad maksavad 80% tagasi sulle. Aga kuna meil ei ole veel hetkel tööd, siis me hoiame veel raha kokku ja veel me vaalu vaatama ei lähe. Aga kuna Hannesele väga mereloomad meeldivad, siis ühel päeval me kindlasti peame tulema vaalu vaatama. Nii, saatsime Subarus öö mööda. Öö oli külm ja karm, aga elasime üle. Et paraku sellel ühel tekil olid, see oli nagu kootud tekk ja see olid nagu suured augud sees igas selles kudumiskohas. Ja siis tundsime, kuidas külma õhku nagu tuli jalgade peale. Aga järgmine kord teame, et paneme madratsi ja 2 tekki ja siis peaks juba täitsa hea olema. Nii, ja nüüd on auto nüüd pakitud ümber sõitmiseks. Näeb nagu normaalne auto välja. Just. No matter what the odds, I'm gonna try. A million miles away, I feel you with me. For now, love will live inside my mind. So don't wake me up.
Finally found